igatepidi oli suur sündmus minule, sellepärast oli midagi jälle. Läksid rongiga, sõitsid Tallinnast, võtsid laeva, läksid Saksamaale. Kõik oli suurepärane. Aga pidage meeles, et see oli see seikluse saamise aeg. Ega ma ei saanud aru, et see oli rüüdisurm või sõda või lahkumine, et isa jäi maha või me ei näe kunagi enam. See oli emavalu, nagu ühesõnaga öelda. Pärast hiljem sa said aru kõiki asju. Ma mäletan, kuidas ema ütles veel, Elli, ma annan sulle 2 või 3 päeva, mis seal oli. Pane oma asjad kokku ja saadan su Tallinna ja võtad laeva ja lähed. Oli aamen. Valmis. Ja nii ta läks ja see oli ka hea selles mõttes, et kui see suur põgenemine tuli, kui tõesti paanika tuli, siis inimesed jäid ju, nii kuidas mina olen kuulnud ja räägitud minule, jäid perekonnad pakkidega või pampudega õieti sadamasse, Tallinna sadamasse, sest Saksa laevad olid juba läinud, kes maalt tulid inimesed, et laeva peale saada. Nii et selles mõttes oli mu isal õigus, et mine. Kuigi ema oli vist vastu olnud. Ja vanaema ja need jäid kõik veel maha, need ei tulnud kaasa. Vanaema elas, ema elas meiega ja hoolitses laste eest, sest mu ema oli kooliõpetaja ja töötas täisajaga ja isa ka muidugi. Vanaema ei tulnud, ütles tema ei tule, aga hiljem tuli järgi meile. Isa tuli viimase laevaga Tallinnast välja, sõitis muidugi, eks ole, sest mehed ei saanud vist välja tulla sellel ajal, kui isa välja saatis. Isa oli ütelnud emale, et sa lähed ja ema pidi tulema, enne kui see suur põgenemine tuli, kui kõik hakkasid tulema. Ma arvan, isal oli informatsioon, et nii ta läheb. No, ma ei tea täpselt, kuidas see ujumine oli, aga tema ujus selle viimase laeva peale, mis Tallinnas läks Saksamaale. Ja kui ta siis kunagi jõudis meile sinna järgi, no siis oli muidugi. Ega ma neid momente silma ees ei tea, ma ainult tean, et see oli nii ja mida ma olen siis hiljem ema käest kuulnud, rääkinud, nii kui mina oma lastel olen rääkinud. Kas ole?